kuidas toime tulla oma tunnetega, kui sul on partneriga konflikt. See on sinu partner ja see oled sina. Ja teie vahel toimub midagi, mingi arusaamatus ja sa tunned mingeid tundeid, valu. Sel hetkel küsi enda käest, et mida sa täpsemalt tunned. On see kurbus, pettumus, ebaõiglus või hüljatuse tunne? Tavaliselt me ootame, et partner lahendaks selle ära, et ta võtaks selle valu, et ta teeks midagi, et sul hakkaks kergem. Kuid küsi enda käest, kui vana sa oled, kes tunneb neid tundeid. Kui see on sinu täiskasvanud osa, siis tema suudaks mõelda ratsionaalselt, arusaadavalt, uudishimuga. Mitte ei emotsioneeriks ega ootaks, et teine inimene lahendaks sinu valu. Tavaliselt konflikti käigus me toome oma lapsepõlvetraumad, oma lapsepõlvehaavad paarisuhtesse ja ootame, et partner annaks meile seda, mida vanemad võib-olla ei suutnud meile anda. Kui sa oled aru saanud, mis tunne sul on ja kui vana väike mina ennast tunneb, siis kujutle või visualiseeri, mõtle oma vanemate peale. Kui see on siin sinu ema ja siin on sinu isa, kellega on seotud see valu siin? Kas need nõudmised, mida me nõuame oma partnerilt, mida me ootame temalt, on suunatud tegelikult emale või isale? Sinu ülesanne oleks rääkida oma väikese minaga, valideerida tema tundeid, tema valu, proovida teda mõista ja ise pakkuda talle seda, mida ta vajab. Mitte nõudma oma vanematelt, mitte tegema võib-olla etteheiteid, et mida te kõike olete valesti teinud ja teie pärast mu elu on nii raske. Mitte nõuda, mitte kritiseerida oma partnerit, vaid pakkuda ise endale seda, mis sul on vajaka jäänud. Ja muidugi sa saad proovida ka küsida partneri käest, kuule, et ma kogen praegult selliseid ja selliseid tundeid, et mul oleks väga abiks, kui sa näiteks hoiaksid mind praegult. Et kas sa saaksid seda teha? Ja siis me teeme seda täiskasvanlikul viisil. Me enam ei nõua, me ei kritiseeri, ei oota, vaid me lihtsalt palume. Ja partneril on õigus öelda ei, kui ta ei ole valmis, sest võib-olla temal on mingid omad traumad, miks ta ei suuda tulla lähemale sulle.